alati, kui tuleb mõni grupp neid vastu ja üks noormees näiteks on kuidagi teisi vedavam ja näha, et entusiastlikum, siis ma alati püüan nagu nende näod meelde jätta, et varsti võib teda kuskil poliitika või ettevõtluse areenil sedasama nägu pisut küpsemana võib-olla mõne aasta pärast kohata. Ma olen siia kuulnud selliseid väiteid, et EÜS ja võib-olla ka mõned teised korporatsioonid on tihedasti seotud vabamüürlusega ja on selle hingelised lähedased sugulased. EÜS ju läks in corpore vabadussõtta, mis tõi meile üldse ja lõi võimaluse, et meil emakeelne ülikool tekiks. Kui ma 92. aastal läksin Pariisi õppima, siis asi, mis mind selle Pariisi ülikooli endise Sorbonni puhul kõige enam häiris, oligi see, et seal ei olnud akadeemilisi üliõpilisorganisatsioone või mingisugust sellist traditsiooni, mis seoks mind kui üliõpilast sajandite pikkuse traditsiooniga. Eesti rahvuseepos Kreutzwaldi Kalevipoeg on väga paks raamat. Pole siis ime, et 1870. aastal ärksamad Eesti soost haritlased kokku tulid ning Kalevipoja läbilugemise raske töö ühiselt ette võtsid. Nendest niinimetatud Kalevipoja õhtutest kasvas aja jooksul välja Eesti üliõpilaste selts. Seltsi üks looja ja esimene auvilistlane oli rahvaluule ning vanavarakoguja Jakob Hurt. Väärtuslik vanavara, mis on tänase päevani säilinud, on ka Jakob Hurda ja tema mõttekaaslaste asutatud Eesti üliõpilaste selts. Tervist! Kas sa tuled seltsi külalised tule? Väga meeldiv. Ma olen seltsi vanamees. Astu sisse, pane kirja oma nimi, eriala. Eesti soost üliõpilast. Igal semestril leiavad paljud Tartu Ülikooli õppima tulnud noored mehed üles tee EÜS-i majja Jaan Tõnissoni tänaval. Miks siia tullakse? Mis on selles vanas ning tänapäeva maailma jaoks omajagu arhailisenagi mõjuvas organisatsioonis säärast, mis jätkuvalt tudengeid enda poole tõmbab? Kas on see kodust kaasa antud aatelisus või soov mõjukate vilistlaste abil ühiskonnas oma karjääri edendada või lihtsalt tahtmine mõnusas meeste seltskonnas odavat õlut juua? Miks astutakse EÜS-i ja saadakse veel 21. sajandilgi Hurda kutsikaks? Kui läheneda kultuurisemiotiliselt, siis on tegemist ühe Eesti kultuuri tüvitekstiga. See tähendab seda, et see on siis selts, organisatsioon, see on siis väärtussüsteem, millele me saame toetuda. Selles on tüviteksti mõte. Ta on kultuurilise kesktõmbe jõu osa olnud. Me näeme seda sellest juba tema tekkeloos või tekke ümbruses. 1870 sünnib Eesti teater, 1869 on esimene üldlaulupidu ja selles ümbruses sünnivad väga suured rahvuslikud üritused. Koerapidajad teavad, et Hurda kutsikad on ilusad ja uhked loomad ning ka EÜS-is on alati arvatud, et seltsi liikmeteks astuvad kõige aatelisemad ja nutikamad Eesti noormehed. See võib muidugi kõlada uhkustamisena, kuid vähemalt 20. sajandi alguses oli see kindlasti tõsi. Just sel ajal elasid ja kuulusid seltsi need Eesti vaprad vanemad, kes meid nüüd vaimuvallast vaatavad, nagu kõneleb laulusalm. Eesti rahva ja riigi ajalugu on tihedasti EÜS-i ajalooga ühte põimunud. Kus iganes midagi olulist toimus, oli alati ninapidi juures ka mõni seltsi tegevliige või vilistlane. Selts oli kohal, kui sündis Eesti riik, oli kohal, kui peeti vabadussõda, ta aitas luua emakeelset ülikooli ning mängis tähtsat rolli oma riikluse ajal. Eesti riigi tõusud ja mõõnad tähistavad samaaegselt ka seltsi hiilgust ja viletsust. Oli üsna selge, et kui Eesti riik likvideeriti, ei olnud pääsu ka Eesti üliõpilaste seltsil. Ilus elu sai otsa. Aga samuti nagu koos riigi kadumisega ei kao tema kodanikud, nii ei kadunud koos EÜS-i keelustamisega seltsi liikmed. Need, kes jäid kodumaale, peitsid oma värviteklit sügavale kapipõhja ja jäid paremaid aegu ootama. Oodata tuli kaua, elada üle sõda ja mitu okupatsiooni ning paljudel ka teekond Siberisse.
teised, kes põgenesid üle mere, viisid endaga kaasa ka seltsi idee. Tartusse jäid maha varemed. Aga nii nagu Columbus tõi omal ajal Euroopasse kartuli, juurdus ka EÜS mitmel mandril ja kujunes üleilmseks organisatsiooniks. Ajal, kui kodumaale jäänud seltsi liikmed võisid koos käia vaid salaja ning avalikkuse ette jõudis tähekombinatsiooni EÜS üksnes seltsi lahkunud liikmete surmakuulutustes, kus leinajateks märgiti endised ülikooli sõbrad, püsis selts elu ja priske tervise juures tänu väliskoondustele. Varem ainult Tartus ja Tallinnas tegutsenud organisatsioon muutus enneolematult rahvusvaheliseks ning seltsi liikmeid leidus kõikidel mandritel, peale Antarktika. Ükskõik, kas mehed sattusid Saksamaa DP-kämpidesse või Rootsi põgenikelaagritesse Rootsi idarannikul 44. aasta sügise. Vanad sõbrad ju tulid otsemad teed kokku, kõik tundsid üksteist, olid siin Tartus veetnud aastaid rasketes oludes siin põrgudes ja kõik nendes kohtades. Loomulik asi. Tähendab, Eestlõpp seltsil on muidugi, meil on kodukorrad, meil on need põhimõtted, kõik reastatud paragraafid, nii ja aga tähtis on see Shakespeare'lik mõiste, me oleme a band of brothers. See on niisugune kaasvõitljaslik, peaaegu relvavendlik särane niisugune kamp tegelikult olnud. Juba Rootsis alustas selts tegevuskoondusena, nii et see oli, järjepidavus oli olemas, nii et kunagi katkenud seltsi tegevus üleüldse. Ja Austraalias läks ta edasi selle põhimõtetega, nüüd see oli alati kehtiv. Olukorras, kus kõigil nagu päris kapitali peaaegu ei olnud, neil ei olnud mitte millelegi tugineda, kogu vara oli jäänud kodumaale maha. Siis ainuke oligi see sotsiaalne kapital, need suhted, mis neil olid, mis neid nii-öelda vee peal hoidis, millele tuginedes nad tundsid ennast nii tugevana, et nad said seda päris kapitali ka varsti päris palju. Mitte nende suhete tõttu, vaid lihtsalt selle toe tõttu, mis nad üksteiselt said. Eestlus kujutas endast pagulaste jaoks otse kui väikest salatuba, milles hoiti kodumaalt kaasa toodud rekvisiite ja mälestusi. Sellesse salatuppa sisenedes tehti nägu, nagu kõik oleks jälle endine. See oli kui omalaadne karneval, mille käigus taastati mõneks hapraks hetkeks Eesti riik. Ja seltsil oli selles mängus oluline osa. Sinimustvalget teklit kandes ning vanu laule lauldes oli võimalik otsekohe ajas ja ruumis rännata, olla jälle kodus, olla jälle Eestis. See ei olnud ainult selts, seal oli palju muud, seal oli kõik täienduskool, seal oli skaudid, seal oli kõik täitsa terve Eesti ühiskond, mis eksisteeris ja selts oli üks osa ja mina kuulusin siis nende juurde, kes sattusin seltsi või mitte ei sattunud, vaid valisin selle. Kodumängu mängiti palju aastaid, kõik näis olevat korras, kuid järgmine põlvkond kippus eelistama sootuks teisi tantse. Austraalia koondus on praegus enam-vähem tegevuse lõpetanud. Käiakse koos harva ja puht seltskondlikul alusel. Me Göteborgis suudame veel täita vilistlaskoonduse rolli suhteliselt hästi, aga noori liikmeid kasvatada, eriti nii, nagu me oleme täna siin arutanud, mis kvaliteediga peame kasvatama, et see enam ei ole võimalik. Noor liikmed tuli vähe peale, siis oli ju lõpuks olime kõik vilistlased. Muud ei jäänud üle. Seltskondlik kooskäimine on tore, ent hurdakutsikate jaoks sellest ilmselgelt ei piisa. Seltsil on alati olnud märksa kõrgemad ambitsioonid, kui olla pelgalt pühapäevaõhtune tantsuklubi koos kohvi ja koogikestega. Stockholmis tegutseb EÜS-i koondus siiski tänase päevani ja seltsi aastapäevi tähistatakse seal nagu kord ja kohus. Silenzium cantus macaroni. Trullan, trullan, trullalala. Trullan, trullan, trullalala. Ai macaroni, ai macaroni, ai macaroni. Iga taim vajab kasvamiseks ennekõike värsket õhku ja kodumulda. Võõras keskkonnas kipub ta aastate jooksul tahes tahtmata kiduma. Võõral maal Eesti asja ajades tekkis varem või hiljem küsimus,
mis mõtted sellel veel on? Kuid kodumaal olid uued hurdakutsikad juba sündinud. Praeguses Eesti ühiskonnas puudub üliõpilaskond kui arvestatav ja teguvõimas jõud. On ainult arvestatavaid üliõpilasi. Meenutagem kas või, et 1848. aasta revolutsioon Austria-Ungaris vaibus suvel 3 kuuks, sellepärast et tudengid sõitsid suvepuhkusele. On selge, et üliõpilased peaksid olema ühiskonnas teatav vabaduse indikaator. Et me otsustasime, et ei tasu riskida kohe minna taastama EÜS-i, sest äkki Tartu, Tallinna või Moskva punased ikkagi peavad vajalikuks selle ära keelata. Ja see oleks andnud teatava tagasilöögi, võib-olla isegi mitte ainult üliõpilasliikumisele, vaid üleüldse iseseisvusliikumisele. Ja selle tõttu me moodustasime ühe sellise, võiks isegi ütelda katseorganisatsiooni, mille nimi oli EÜS Sodaliitium. Sodaliitium tähendab ühte sellist Vana-Rooma salaühingut. Vaadake see punkt, mis puudutab parteid, seal peaks kindlasti olema poliitiline pluralism, mitte lihtsalt pluralism. Või isegi täpsem oleks maailmavaateline pluralism. Ja muidugi peaks seal olema just nimelt partei lahutamine riigist ja alles siis mitme parteisüsteemi loomine. Et samal ajal paralleelselt käis rahvarinde loomine, rahvarinde arendamine. See oli midagi, mida meie pidasime liiga sovjetlikuks, liiga kompromissimeelseks, liiga vähe toetuvaks neile vanadele Eesti Vabariigi väärtustele. 1980. aastate lõpuks oli Nõukogude võim noorte silmis kogu oma autoriteedi kaotanud. Tõeks osutus väide, et ametliku maakera sees on teine, palju suurem ja palju tõelisem. Ja ametlik maakera ei suutnud teist seesmist maakera enam kuigi hästi peita, vaid rebenes igast õnglusest. Eesti üliõpilaste selts, kelle maja ees me siin seisame, on andnud meile ühe väga olulise sümboli. Need on meie rahvusvärvid. Et need värvid esinevad Nõukogude Eestis nii suure rahva hulga ees vist esimest korda. Meie jaoks oli asi väga lihtne. Kui lipp on langenud maha, siis on esimese sinna juurde jõud ja kohus on see lipp uuesti üles tõsta ja jätkata selle koha pealt, kus ehk vanematel või vanavanematel pooleli jäi. Lõpuks me olime ju revolutsiooni keskel ja paljud otsisid ka niisugust hästi vaba mõtlemist juuksed lehvimas tuules. EÜS oli muidugi ja on praeguseni vaba mõtlemise keskus, aga samas niisuguse kindla struktuuriga, kindra korraga nagu traditsioonilised üliõpilaste korporatsioonid. Otsustasime, et oluline on õieti, kõige olulisem on Eestis veel elus olevate vilistlaste seisukoht. Siis me saatsime kõigile neile kirja, kus me ütlesime, et on Tartu Ülikoolis registreeritud EÜS Sodaliitium, kes tegelikult arvab, et ta kannab endas Eesti üliõpilaste seltsi väärtusi, tahab neid väärtusi edasi viia ja soovib taastada EÜS-i ning küsib selleks nendelt luba. Käisid noored mehed ja teatasid, et nemad tahaksid astuda Eesti üliõpilaste seltsi, et neil on mingisugune organisatsioon juba omavahel ja tahaksid kontakti saada vanemate liikmetega, kui õigusjärglased endisse EÜS-i astuda. EÜS-i tegevuse taastamine Tartus oli järjekordne magus ninanips Nõukogude võimule. Hoolimata sellest, et formaalselt elati edasi Eesti NSV-s ja tänavatel võis endiselt kohata Nõukogude sõjaväelasi, sai Tartus Peetri kirikus 1988. aasta detsembri 1. päeval õnnistuse seltsi sinimustvalge lipp. Noortest meestest, kes kandsid taskus punast Nõukogude passi ja kellest paljud olid kohustuslikus korras teeninud aega Punaarmees, said nüüd korraga EÜS-i tegevliikmed.
Oma teklid said värsked tegevliikmed kätte vanade vilistlaste käest ajaloolises seltsimajas, mida kommunistide kõnepruugis küll hoopis võimlaks nimetati ning mis asus tollal kosmonaut Gagarini nime kandval tänaval. Keegi ei lasknud end säärastest pisiasjadest eksitada. Vastupidi, kõik kokku tulnud teadsid, et eksinud olid just need, kes arvasid, et püsima jäävad nende spordisaalid ja Gagarini uulitsad. Nõukogulik reaalsus oli küll veel alles, kuid ei jaksanud enam reaalsusena käituda, vaid hajus laiali nagu udu. Ei ole kahtlustki, et 1988. aastal sinimustvalget teklit ja sama karva värvilinti kandev noorherra pidi Tartu peal ja eriti muidugi ühiselamutes olema popp-poiss. Mulle tehti ettepanek siis saadikuks olla ja edasi kanda EÜS-i vanematekogu läkitus ja tervitus. Stockholmi koondus oli küll üliõpilasorganisatsioonidest kõige suurem. Aga ometi võrreldes selle arvu inimestega, kes 1. detsembril EÜS-i majas tegutsesid, oli ta ikka väike ja see paisutas südant. EÜS-i ajalooline maja Tartus oli küll linna lauspommitaamisest ime läbi tervena pääsenud, kuid tema kunagisest hiilgusest võidi ainult unistada. Rahvusliku arhitektuuri tippehitises vohas kummaline elu. Pikki aastaid surises seal tontlike mõõtmetega arvuti Ural 4, igati oma nime vääriline monstrum, mis täitis maja tõelise mäeahelikuna ja väljastas maavarade asemel pikki ja augulisi perfolinte. Üldse näitasid kommunistid nagu ikka oma kinnisvarale kasutust otsides üles pöörast fantaasiat ning imeks pandavat oskust kõik ilus ära lagastada. Nõukogude maal olid au sees sõjalisportlikud meelelahutused ning loomulikult pidi ka seltsimaja andma oma panuse, et ihuda nõukogude noorsoo silmateravust ja laskmistäpsust. Lasketiirus paukusid püssid ja rebenesid paberist märklauad. Püstitati silma torkavalt inetuid juurdeehitusi. EÜS-i maja endises saalis, aga lippasid ringi higised kehakultuurlased ning seal, kus omal ajal rippusid hiiglaslikud pannood, troonisid nüüd korvpallirõngad. Kui üritada panna EÜS-i majale arstlikku diagnoosi, siis võiks öelda, et nõukogude ajal olid majal ussid kõhus. Ilmus Tiit Pruuli artikkel põrgatades palli kultuuriväärtustel. Ja see oli üks selline lugu, kus siis nahutati seda tõsiasja, et ülikool peab seal sinnamaani mingisugust spordisaali, mis üldse tehniliselt ega esteetilisest momendist ammu rääkimata ei sobi kuidagi moodi sellesse majja. Seal käivad mingite väljaveninud dressipükstega vanamehed, käivad seal karoonat mängimas tundide kaupa, eks selles majas. Et see kõik tundus kuidagi kohatu juba sel ajal. Võib-olla kõige markantsem juhtum oli, kus me siirdusime rektor Kärneri kabinetti, kes oli muide vahepeal Kanadas võetud ka EÜS-i vilistlaseks. Ja ütlesime talle, et me tulime oma kellale järele, kuna see põrandakell, mis praegu on siin samas hallis, oli rektori kabinetis. Ja tõepoolest me tulimegi sealt oma kellaga tulema. On 8. aprill. Eesti üliõpilaste selts peab oma aastapäeva. 119 aastat tagasi alanud Kalevipoja lugemise õhtutest on jõutud tänasesse päeva. Selts tärkas kiiresti peale sunnitud talveunest, vajamata turgutuseks kanget kohvi või sähmakat külma vett. Vanad vilistlased otsisid välja kapipõhjadesse peidetud värvimütsid ja täitsid taas kasutusele võetud seltsi ruumid oma auväärsete isikutega, just kui oleks nad alles eile õllelauast tõusnud. Seltsi maja nii ruttu toibuda ei suutnud. Veel mõnda aega lösutasid ajaloolises põrgus võimlemismatid ja kommunistide käsul seltsi saali okupeerinud redelid hoidsid seintest küünte ja hammastega kinni, kuid mitte enam kauaks.
Kõige tähtsam oli see, et side eelmiste põlvkondade ja väliskoondustega oli loodud ning see side toimis edukalt. Selts oli jälle rivis. Kui selts taastati, siis samal ajal olid juba mõtted liikvel taastada ka teised üliõpilasorganisatsioonid ja taastada ka siis korporatsioon Filia Patria, kuhu mina kuulun. Nii et see emotsioon oli sama tegelikult. Me mõistsime suurepäraselt, mis on teoksil ja see tunne oli nagu ühine. 14-aastaselt sai selts endale värvid, nii nagu noorel mehel hakkab kasvama habe. Neid värve on selts auga kandnud tänini. On ajalooline tõsiasi, et esimest korda tuli geniaalne mõte sättida kõrvuti sinine, must ja valge kangatriip pähe just EÜS-i liikmetele. Seejärel andsid nad oma ustavatele abikaasadele kätte nõelad ja niidi ning 1884. aastal oligi trikoloor sündinud. Sinimustvalge lipu sünnipäevi on selts igal ajal suurejooneliselt tähistanud. Ja ehkki lipp ise torti ei söö ja šampanjat ei joo, on alati leidunud piisavalt isikuid, kes ei lase end sünnipäevalauda 2 korda hõigata. Hiljem lubas EÜS lahkesti oma nooremal vennal, Eesti riigil, oma leiutatud värve kanda. Täpselt samamoodi nagu igas säästlikus peres saab noorem vend endale vanema venna suusad, jope ja pidžaama. Kuid ega selts ise samuti oma varandusest loobunud. Juba aastakümneid võib iga kojamees hommikuti nuputada, mis lipu ta ikkagi riigipühade puhul heiskab, kas EÜS-i või Eesti riigi oma. Esimene sinimustvalge trikoloor õnnistati sisse Otepää kirikus. Muide, sedavõrd haruldast värvikombinatsiooni kohtab maailmas veel ainult Botswana riigilipul. Aga küsimus, kuidas too väike kena Aafrika maa Eesti üliõpilaste seltsiga seotud on, ei ole meie filmi teema. Otepää kirikust, kus esimene sinimustvalge lipp õnnistati, sai aga omalaadne seltsi pühamu. Enamlaste poolt lõhutud bareljeefide taastamine oli seltsi esmaseid ülesandeid. 87-88 ma olin Torontos. Seal on teatavas ülikooli juures Eesti õppetool, ma olin selle juhatusel ajal. Torontos elas ka meie aulislane Karl Laun. Tema oli see mees, kes mattis ju sinimustvalge originaali ja ta andis väga vahestel edasi, et kus see asub ja mis sellega teha. Mina olin üks niimoodi, ütleme, sõrmuse kandja või lipukandja, eks. Nii et ja selle teadmisega ma tulin kohe siia 89. aastal, kui need Eesti komiteed loodi, RSP-sse astusin, eks, ja tegutsesin koha peal, et selgitada välja ka lipustaatus. Võttes ta välja ja ka midagi. Mingi valgõis käri. Seltsi ajalooline lipp oli Nõukogude võimu edukalt üle elanud. Kui Vene vägede saabudes osa Eesti mehi metsa läks, siis ajalooline lipp läks ahju. See tähendab, peitis end punaste eest korstnasse, veelgi täpsemini korstna jalga. Seal uinus lipp kinni müürituna nagu okasroosike, et siis armastavate printside abiga õigel ajal jälle päevavalgele ilmuda, üles tõusta ning särada. Toetage siia redeli otsa peale näiteks praegu. Tänaseks on ajalooline lipp okasroosikese rolli vahetanud lumivalgekese rolli vastu. Ta lebab mõnusalt sisse pakituna kallihinnalises kirstus, mis omakorda asub Eesti Rahva Muuseumis. Väga sageli vanakest ei tülitata, kuid vahel ei pea noored mehed siiski vastu ning siis minnakse taadile külla. Võetakse hinnaline kangas peiduurkast välja ning rullitakse lahti. Maailmas pole vist kuigi palju sedavõrd eakaid lippe, vanemaid kui see riik, mille rahvuslipuks nad on. Loomulikult ei sobi seltsil sedavõrd uhket reliikviat ainuüksi oma majas imetleda. Ja nii ilmutabki kõikide sinimustvalgete lippude esiisa enda aeg-ajalt tervele Eesti rahvale. Suur tõll pidi üles tõusma siis, kui Eesti rahvas on hädaohus. Ajalooline lipp näitab endaga pigem pidupäevadel, et tõsta tuju ning kinnitada meelt. Ehkki sinimustvalge lipp on juba ammu pesast välja lennanud ning alustanud Eesti Vabariigi riigilipuna iseseisvat elu, suhtub selts oma lemmikusse endiselt emaliku hoolega.
Lipu sünnipäeval viiakse sünnipäevalaps alati hobusega sõitma. Sadagu taevast või buss nuge. Teekond viib Otepääle, täpselt nii nagu lipu sündimise hetkel 19. sajandil. Säärane kindlameelne vanamoodsus ja teatraalne arhailisus on seltsile väga iseloomulikud. Ühe jalaga 19. sajandis, teisega tänapäevas paiknev selts vurab oma hobuvankril sündmuskohale kui kõikide sinimust-valgete lippude täieõiguslik karjane ning eestkõneleja. Lähim sugulane on ta niikuinii. Eesti lipp kannab endas õilsaid ideid, eesmärke ja väärtusi. Oma riigi saavutamise ja taastamise kõrval on sinimust-valge lipu all loodud Kaitsevägi ja oma eestikeelne ülikool kaks kõige kandvamat, kõige suuremat otsust, mida oleme rahvana teinud. Kui kujutada seltsi ette kunstkärnerina, kelle aretustegevuse tipuks on sinimust-valge lipp, siis võib tema tööd küll igati õnnestunuks pidada. Uus sort õitseb nüüd igas Eesti aias. Eesti Rahva Muuseumis Tuku ürglipp on otse kui hiiglaslik sinimust-valge võilill, mis külvab oma seemneid kõikjale, kuhu tuul neid kanda suudab. Kui moslemid voorivad Kaaba Musta kivi juurde ja kristlased külastavad Vatikanis Peetri kirikut, siis EÜS-i liikmed käivad Otepääl. Et kas üliõpilaselu ja üliõpilaskombed ja üliõpilasorganisatsioonide kombed ja rituaalid linnas ise mõjuvad teatripildina, siis kindlasti see on nagu hästi ilus ja vahva ja meeleoluks ja mänguline pilt, mis siis linnas on. Et väga paljud ju tulevadki õue selleks, et seda vaadata. Ja on mida vaadata, et nad ikka, noored mehed püüavad lisaks oma teklitele ja mõekadele ja õllekannudele püüavad ka kuidagi sirgema seljaga olla, püüavad nagu oma rolli välja kanda. Et paljud kombed on siin tõesti väga-väga vanad. 100, 200, võib-olla isegi 300 aastat. Ja iseenesest tänapäeval siin seltsis ei ole ju mingisugust otsest vajadust ega nõudlust selle järele, et peaks neid kombeid täitma. Aga seltsis on nad ometigi erinevatel põhjustel kestma jäänud. Ja tänapäevasest maailmast siia majja tulla, siia ruumi tulla, nendesse tingimustesse, kometesse tulla. See on nagu selline ajamasin, mis viib tagasi. Trulla, 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 lallalla, hei! Ehitakse mõõgaga ja lauldakse laule, mida võib-olla muidu ei laulda ja täidetakse mingid veidravõitu kombeid, aga ega ma tegelikult ei tahaks väga ka iriseda millegi kallal, et eks ta on selline teatud ajalooline side. Lõppude lõpuks võib ju seda võtta kui mängu. Mul ei oleks mingit huvi minna näiteks põrgusse. Mul ei ole selle vastu mingit huvi, sest mis seal siis ikka olla saab. Üldse Tartu akadeemilises maailmas käib üks suur ja tugev mäng kõikide organisatsioonide vahel, kes on omavahel tülis, kes on sõbrad. Ja lõppkokkuvõttes on kõik samal pool rinde jäänud. Mis puudutab seltside omavahelisi erinevusi, siis ma arvan, see pigem on nagu selle inglasega, kes oli sattunud üksikule saarele laevaõnnetuse tagajärjel ja seal mitukümmend aastat elanud ja kui ta siis lõpuks leiti ja päästeti sealt, siis ta oli selle ajaga ehitanud endale maja ja 2 klubi. Ja kui ta küsiti, miks 2, siis ta ütles, et üks on minu klubi ja teine on see, kuhu ma oma jalga ka ei tõsta. Teiste sõnadega, et üks mõte nendel organisatsioonidel ongi see, et nad peavad üksteisele vastanduma. Et mitte üksnes ei jooda õlut, vaid ka lauldakse vahepeal ja siis on mingid rituaalid, tihtilugu naljakad, mis teevad sellist, hoiavad üleval sellist lõbusat meeleolu. See oli täiesti kuulub asja juurde. Pissile küsimise mäng on seltsis oluline, õllelauast tuleb küsida luba lahkuda ja loomulikult me mängisime kaasa, pidi tegema, sest ega ei viitsinud ju. Konflikti minna tegelikult on see õige, et kui on mingid mängureeglid, siis eks neid tuleb ju täita, et ei ole mõtet minna malet mängima nii, et sa põhimõtteliselt käid lipuga
nii nagu ratsuga ja lihtsalt kiuste. Oi miniselik, miniselik. Teatavasti on just isased linnud need, kel kirevam sulestik ja kõlavam lauluhääl. Ka seltsi liikmed kannavad värve ja armastavad valju häält teha. Sellepärast südames mul kummalised lood. Minu oma natuke raskepärane, ütleme selline saksapäraselt, ütleme Wagnerlikult pisut raske. Ütleme, oli siis me elu jääb mõistmata aktiks vist küll. Me elu jääb mõistmata aktiks vist küll, näed elu ent varsti läheb valuks see sul. Kui juba mürgel, siis mürgel lõpuni, kui juba unustus, siis olgu täielik. Ja nii läheb edasi 5-6 salmi. Aga refrään on siis ikka see, et kui juba mürgel, siis mürgel lõpuni, kui juba unustus, siis olgu täielik. Kui siit pilve piirilt alla vaatan, üle õitsva Eestimaa, rõõmulaulu siis maailma saadan, hüüan pikse häälega. Rõõmulaulu siis maailma saadan, hüüan pikse häälega, hüüan pikse häälega. Siin on ilus elada, siin on ilus elada. Täna, kus võib-olla Halloween ja St. Patrick on olulisemad kui Kadri ja Mardi päev, siis just selliste vanade traditsioonide, olgu siis antud juhul korporatsioonide seltsitsel hoidmisel on mingi väärtus, eriti sellise väikese riigi jaoks, nagu seda on Eesti. Hoidkem seda, mis on, ei ole mõtet et ära kaotada, sellepärast, et kuskil teda Euroopas enam ei ole. Et EÜS-i muude väärtuste kõrval on üks kindel teadmine selle kohta, et ükskõik, kuidas sul ka viimases otsas ei läheks, et sind aidatakse auga ära minna. See on mingil hetkel vist nagu väga tähtis ja oluline, et selles mõttes on selts see pensionisammas, kuhu tehtud investeeringute väärtus ei kahane mitte kunagi. Naisi EÜS-i liikmeteks ei võeta. Selles mõttes on selts sarnane meeste saunaga. Küll on aga teretulnud seltsi liikmete tudengitest pojad ja pojapojad. Käbi ei kuku kännust kaugele, vaid ikka sellesama õllelaua taha. See, et me ei oleks need, kes me oleme ilma oma pereliikmeteta. Ja selle tõttu ma tahaksin eelkõige tervitada just pereliikmeid ja tõsta klaasimõndidele. Isa astus seltsi 1939 teine semester. Jõudis seal olla suhteliselt lühikest aega, selles mõttes, et organisatsioon saadeti laiali. Aga hingelt oli ta seltsis ikka kogu see aeg. Isale vist soovitas küll tema isa seltsi astuda. See tähendab Nikolai Sarv, kes oli ka seltsi liige. Minu poeg on seltsis, aga kuidas ta sinna sattus, mina talle küll midagi peale jäänud. Teatavasti üldse poegadega on nii, et poegasi kasvatavad emad. Seltsi kuulub naisi ka, aga nad on siis meie Soome sõprusorganisatsioonide stipendiaadid, et päris Tartu Ülikooli naistudengid seltsi astuda ei saa. Loomulikult see oli suur ehmatus esimesel koosolekul sügisel septembris 1994, et mina olengi naine. Ehmatus minule oli ka suur, et küsimus on nii võimsast organisatsioonist, mitte sellest, et Eesti Üliõpilaste Selts on meesorganisatsioon. Naised, lapsed on seltsi pereliikmed, isegi siis, kui nad seda iseendale ei teadusta või ei adu. Kõik ei pea olema ilmtingimata avalik.
kas te tahaksite, et teie perekonnaelu näiteks oleks avalik? Mina mitte. Ma hoiaks seda saladuses nii palju, kui ma vähegi suudaks. Et ma usun, et see on ka selline natukene suurem perekonnaelu vorm ja las ta siis olla. Nimelt on see selts, üliõpilasselts nagu selline turvaline keskkond, kus inimene julgeb olla see, kes ta tahab. Ta julgeb rääkida seda, mida ta tõesti usub, ilma et ta võib-olla selles ühesoolises seltsis kulutaks oma energiat selle peale, et vaadata, kuidas ma täna mõjun, kellele ma meeldin, millised on minu suhted ja inimene saab olla see, kes ta tegelikult olla tahab. Ma usun, et ka ajalooliselt tegelikult on seltside ülesanne olnud isiksuste kasvatamine. On muidugi ekslik arvata, justkui keerleks seltsi liikmete elu pidevalt EÜS-i ümber. Eriti vilistlastele on igapäevaelus palju muidki ning enamasti hoopis pakilisemaid probleeme. Kuid vahel saadakse siiski kokku, sest on ju nii huvitav näha aeg-ajalt oma vanu seltsikaaslasi, võrrelda, kui paksuks keegi on vahepeal läinud ja kas mõni mees ka juba kiilanema hakkab. Seltsi traditsiooniline ülemaailmne kokkutulek annab säärastele uuringutele aga lausa globaalse mõõtme. Esimene Eesti laulupidu toimus vaid aasta enne EÜS-i asutamist. Seetõttu on isegi imekspandav, et alles 2009. aasta üldlaulupeol tuli selts esmakordselt välja oma meeskooriga. On ju selts alati hiilanud musikaalsusega. Noorliikmete laulutunnis paneb laulujuhataja rapiiriga ähvardades kaasa jorisema ka kõige lootusetumad eksemplarid. Jõle kihvt on selle. See tunne, et kui sa näed selle nimel vaeva, sulle jää see muusikapartii üldsegi meelde. Sa pead harjutama ja harjutama, see dirigent näeb tohutut vaeva ja siis kui see lõpuks välja tuleb, see on niisugune elamus. Seda ei oska niimoodi kirjeldada, et see on nüüd vahukoor või jäätiseks, aga ütleme, et see on võrreldav ühe hea külma õllega. On elada rõõm, kes päikese kulda ja harida rõõmal emad, kes mulda ja kannatust kanda ja ohvriks end anda kõik võimsad nii. Me mõtted on riik, kõik võimsad nii. Me mõtted on riik. Laulupidu oli ka hetk, mil mööduja võis näha seltsi liikmeid täies ilus ja värvikirevuses. Põhikirja järgi kantakse seltsi värve avalikkuse ees üksnes harvadel juhtudel. Seltsi liige pole paabulind, kes avab oma saba emaslinnu pilgu püüdmiseks, ega ilutulestiku rakett, mis särab kõrgel taevas kogu rahva rõõmuks. Seltsi liige näitab end värvilisena reeglina vaid oma majas ning tema kaunidust võivad imetada üksnes teised kaasvõitlejad. Seetõttu ei oska inimesed enamasti aimatagi, kus ja millal nad mõne seltsi tegevliikme või vilistlasega kokku puutuvad. Ent suurtel pidupäevadel panevad Eesti üliõpilaste seltsi liikmed endale avalikult teklid pähe ja siis on näha, et EÜS-lasi pole küll arvult palju, kuid sellest hoolimata leidub neid kõikjal. Igal juhul on EÜS-i puhul huvitav see, et ta on ühtaegu müüt ja tegelikkus. Müüt on ta selles vallas, et EÜS on vabamüürlaste organisatsioon, kes tegelikult juhivad Eesti riiki. Aga samasuguseid müüte nendest loožidest on ju veel päris mitmed, et Eesti Vabariik on ju ühtlasi ka EUE veteranide salaorganisatsioon. Ta on endise Komsomoli Keskkomitee ametnike salaorganisatsioon ja nii edasi. Eestis on olnud üks üliõpilasorganisatsioon, mille nimi on Eesti üliõpilaste ehitusmalev. Ükskõik kui palju seda pole kritiseeritud, aga ta oli tegelikult klassikaline üliõpilasorganisatsioon. EÜE pani 90. aastate alguses alus Eesti majandusele. Ja kui ma meenutan neid lõputuid vaidlusi toonase Eesti Vabariigi valitsusega, mis oli suuresti EÜS-i nägu, siis kõige kahetsusväärsem oli muidugi see EÜS ja EÜE omavaheline tüli.
Et ühel pool olid väga selgelt majanduslikud pragmaatikud, teisel pool olid väga paljus rahvuslikud idealistid, aga need kaks asja ei välista ju teineteist. Kas ma võin selle kuulsa tsitaadi ütelda, aga kui te ei taha seda peale panna, siis kustutage ära, mis Tartus vanasti olete ütelnud, et kohtumõistmine taevas ja maa peal oli EÜS-i käes. Nii et te saate seda kustutada, kui te tahate. Üliõpilasorganisatsioonid seal on väga palju häid ja positiivseid külgi, aga see on siiski mõnes mõttes hea taimelava selleks, et moodustada riigiametitesse niisugune, ütleme, käsi peseb kätt metoodika, kus edutatakse oma mehi. Mina ei ole mitte kunagi tahtnud kasutada seda, et ma tunnen seda või teist või kolmandat inimest, keda ma tõesti ka tunnen. Ma ei teeks seda ka kunagi ja samas ma tean ka nende inimeste osas, et nad ei tuleks mulle kunagi ütlema, et kuule, sa oled EÜS-i liige, et võiks me teha sinuga nii või nii. Minu teada vist siiamaani kehtib EÜS-is keeld, et endise kommunistliku partei liikmed sinna ei võeta. Võib-olla ma eksin, aga igatahes mina sinna ei kuulu ja keegi pole mulle ka EÜS-i astumiseks ettepanekut teinud, kuigi ma oma kultuurilise hoiaku poolest hea meelega osaleksin selle seltsi tööst. Ma olen kokku puutunud piisavalt paljude inimestega, kes kahtlustavad mind, niipea kui saad teada, et ma olen EÜS-i liige, kahtlustavad mind mingisuguses vennapojalikus sobingus. Ja seetõttu, kuna see kahtlustus on suur, siis parem kohe panna talle jalg taha. Meid on kokku siin riigis 1,3 miljonit elanikku ja neistki eestlasi, ehk siis vanas keeles põliselanikke kuskil miljoni ringis. Et arvata, et sellises sootsiumis on korporatiivsus täielikult välditav, et see on kindlasti väär arusaam. Et iseenesest on see meie jaoks paljuski paratamatus. Kui sa tuled ühele erialale Tartusse, siis sa puutud oma eriala inimestega peamiselt kokku ja sinu sõpruskond tekib sealt. Aga seltsi või korporatsiooni kuulub väga paljudest erinevatest teaduskondadest inimesi. Et see, missuguseid inimesi sa siin näed ja kellega sa suhelda saad, et see on väga võimas ja õpid sellest ise. Inimesed teavad selle organisatsiooni ja mulle juba selle poolest meeldib siin aasta-aastalt aina rohkem, et tuleb uusi sõpru juurde. Niisama ülikoolis seda ei õpi, sellepärast et mul on loeng, ma lähen sinna kohale, võib-olla ma räägin 1-2 inimesega, seal loengusaalis on ütleme näiteks 200 inimest, on ju. Ma ei õpi neid tundma. Inimesed vajavad seltsi. Seda nad on vajanud ilmselt aegade algusest seltsi. Praegu tundub see nagu eriti täpne. Mulle on siiski kogu aeg meeldinud mõelda, et Eesti üliõpilaste seltsil on mingisugune selline ideoloogiline baas olemas, see sama, mis saab alguse 19. sajandi keskpaigas, siis kui saksa korporandid andsid Eesti üliõpilasele peksa, kui see julges värvitekliga tänavale tulla. Mulle meeldiks, kui see asi oleks seal kogu aeg väikselgi viisil olemas. Eestis, Lätis taastati üliõpilasorganisatsioonid ja kui me olime seda teinud, siis selgus, et Lääne-Euroopas paljudes riikides, kellega meil varem olid sidemeid olnud, neid organisatsioone enam ei olnud. Nii et ma mõtlen, et siis peaks küsima, et miks see niimoodi on. Ja arvan, et sellel on üsna palju tegemist massiülikooli tekkega. Tudengkond Tartu Ülikoolis on pea 20 000 noort inimest ja organiseerunud siis seltsides või korporatsioonidest neid on tegelikult väga vähe ja see moodustab ainult mõni protsent. Isegi kui ei ole linte kaelas ja ei ole teklid peas. Ühelt poolt nad teavad, kes on ülikooli rektor ühel või teisel ajal ja teiselt nad oskavad öelda rektori tere ja seda väga viisakas vormis. Ma nüüd ei tea, kas see tuleb kaasa sellest, et nad on näiteks üliõpilasseltsis või tuleb see juba kodust kaasa ja seetõttu nad astuvad üliõpilasseltsi. Need organisatsioonid oma kommetega on pärit ajast. Meil kõrgharidusega inimesi oli suhteliselt vähe ja millal tudengiks olemine oli omaette staatus ja omaette seisus ja seda püütakse tänapäeval vältida. Meie olukord, julgen öelda, on natukene teistsugune, sellepärast, et meil ei ole niisugust seisuslikku ühiskonda ju oma rahva sees õieti kunagi olnud ja
sellepärast ei ole ka karta, et oleks mingisugune niisugune seisuste ees hirm. Teine erinevus, mis on Eesti organisatsioonidel, julgen öelda, et nii hästi seltsidel kui ka korporatsioonidel, et nad ei ole suunatud mitte ainult oma liikmetele, nagu see on näiteks Saksa organisatsioonide puhul, vaid nad on suunatud suurel määral ka Eesti ühiskonna ja kultuuri edendamisele. Hea näide on kuskil taastamise järel, kui seltsi tulid kirjanikud Kivirähk ja Sinijärv, kes pidasid plaani, et nad õõnestavad seestpoolt, nii nagu nõukogude ajal eestimeelsed kommunistid väidetavasti parteid õõnestasid, et õõnestavad seestpoolt nii kaua, kui selts kokku kukub, aga läks teisiti. Siis ainuke asi, mida ma tõesti olen seltsis heaks teinud, võib öelda, on see, et ma kirjutasin Mardi ooperi, mille nimi oli, kas oli siis 10 EÜS-last või oli 10 väikest EÜS-last, no igal juhul midagi Agatha Christie laadset. Sisuks oli see, et EÜS on väga alla käinud, sinna võetakse juba naisi, koeri ja joodikutest rääkimata ja siis saabub sinna korda looma surnuks peetav Martin Bormann, kes asub kõiki neid jätiseid ükshaaval hävitama. Ja päris tore tükk tuli ja seal mängisid kaasa, eks ole, tollased siis noorliikmed, kellest tänaseks päevaks on saanud suured prominendid kõik. Kas EÜS on oma aja ära elanud? Ei, ma seda küll ei usu, kaugel sellest. Et eks kõik organisatsioonid ju ajas teisenevad ja ka näiteks, kui me räägime sellistest mõistetest nagu rahvuslus, siis ka rahvuslus teiseneb ajas. Loomulikult ei ole rahvuslus täna see, mis oli rahvuslus 30. aastatel või isegi Eesti Vabariigi taastamise ajal. Mis aeg on 140 aastat? Taeva isa silmees on see vaid üks väike silmapilgutus. Et kuigi EÜS on vana organisatsioonina, vaimsusena, võib-olla ka isegi elulaadina, ühe kultuuri hoovusena, kultuuri elemendina on ta vana, aga tal on pakkuda palju uut. Kui on olemas üks selline organisatsioon, sellise väärika ajaloo ja sellise vägagi tugeva liikmeskonnaga, et siis ta võiks natukene rohkem kui senini panustada ka ühiskonda, võtta mingeid kas ajaloo, kultuuri või ühiskonna arenguga, mitte poliitiliste päevateemadega seotud seisukohti rohkem, kui seda täna ehk on tehtud. Rahvusluse südamiku kaitse selle eest seisev EÜS on ühe tema särava esindaja näol, isiksuse näol, siis Indrek Tarandi näol tõepoolest sisenenud Euroopa struktuuridesse ja jääb üle üksnes oodata, missuguseid korporatiivseid seoseid, sildu sellega kaasneb ja kas äkki EÜS-il just nimelt oma niisugust kuulsusrikust ajalugu silmas pidades õnnestub luua seda tüüpi seoseid, mis lõppkokkuvõttes tulevad kasuks Eesti arengule. Ja et me ei jää seisma ja mõtleme ainult oma ajaloolistele suurtele saavutustele, vaid et on uued, noored, tublid inimesed, kes oskavad arendada nii meie ühiskonda kui seltsi ja see on palju tähtsam, et nad meie ühiskonda arendavad. Selts on lihtsalt üks koht, kus on võimalik neid asju arutada ja mõtelda nende tähtsate küsimuste ringis. Ja mis tähtis on, et on tore ja lõbus koos olla. See on ju selle jaoks, miks üks selts on olemas. Lihtsalt läbi käia toredate ja tublide inimestega. Eesti riik on nagu vaikselt üles ehitatud. Ja muidugi on rahvuslus meie kõigi jaoks tähtis, vähemalt minu jaoks. Aga ma ei arva, et see on nagu prioriteet number 1, millega peaks iga üliõpilane tegelema. Seltsil on aega hakata otsima endale uusi väljundeid. Ja ikkagi,
mis võluvägi meelitab noori mehi sellesse tänapäeval nii vanamoodsalt mõjuvasse organisatsiooni, mis lausa nõretab traditsioonidest nagu värske meekärg. Organisatsiooni, mille noorliikmeid kamandab husaarikuube meenutavat vammust kandev vanamees ja mille keldris asub naisterahva silmadele keelatud põrgu. Mis neid ahvatleb? Kas aated või mäng või karjäär või õlu? Ma olen esimese aasta üliõpilane, siis ma tahaksin ka nagu organiseeruda. Siis ma käin igal tutvumise õhtul ja vaatan, mis kõige rohkem meeldib. Ma olen siin Tartus juba nii kaua elanud ja nii palju olnud, et selles mõttes oleks juba vaheldust vaja, ma usun. Ja et ma arvan, et see on üks võimalus. Ugalas ma käisin, et see jättis väga hea mulje ja EÜS-ist on ka räägitud ainult head. Ilmselt nende kahe vahel tuleks siis valida. Silentsium! Tere, austatud külalised, austatud seltsilennad. Just täpselt nii. Tundmatu sinise mehe kutsel on trepist üles vapituppa kõndinud enamik seltsi praegustest ja kunagistest liikmetest. On sinna läinud ja sinna jäänud. Ja ütlesin, ma olen ka tõsiselt ja siiralt rõõmus, et leidub siiski hetkel veel küllaltki arvukalt Eesti soost meesüliõpilasi, kes tunnevad huvi selle vastu, kuidas oma niigi lühikeseks kärbitud 3+2 aastase kõrgharidustee jooksul astuda sellesse kõige traditsioonilisemasse üliõpilase ellu. Tegevliikmeks saamine, jah, nüüd varem või hiljem paratamatult tuleb. Ühest küljest on kahju, et noorliikmete vaheline selline läbikäimine on hästi, kuidas öelda, vennalik. Neid värve kinnitada, toon sulle sellest kannust mõõduvärgi ette. Kallis isa, ja on sulle ülejäänud kannu sulle järele. Kes siis ikkagi on need Eesti üliõpilaste seltsi liikmed? Vabamüürlased või lausa templirüütlid? Ja on sulle ülejäänud kannu sulle järele. Ehk võib neid võrrelda salapäraste niibelungidega, kes ühes vanas loos valvasid niibelungide aaret. Pidagem siis selleks aardeks eestlust, rahvuslippu või midagi muud. Joon, selle mõõdu sulle järele. Või soovivad nad end näha keisri kaardiväena, kusjuures taas võime me keisrina mõista Eesti Vabariiki või ka demokraatlikku valitsemiskorda üldiselt. Või on tegemist lihtsalt head seltskonda väärtustava härrasmeeste klubiga? Või 19. sajandist pärit rollimängudesse armunud lapsivendadega? Või kõige sellega kokku? Legende on palju. Aga tegelikult on seltsi liikmed enamuses vist siiski päris tavalised tudengid, kes käivad päevast päeva loengus, õpivad nagu hullud ja üritavad siiski näpistada õppetöö ning oma pruudi kõrvalt veidi aega ka seltsi jaoks. Selleks, et käia koosolekudel, küürida koristuspäevadel põrandaid, osaleda noorliikmete tantsutunnis ja pidada silma peal õllekassal. Selline on igapäevaelu, kuid legendid on loomulikult põnevamad kui argine tegelikkus. Ei pane. Nüüd Eesti üliõpilasselts oli üks esimesi organisatsioone, esimene lausa, kus see rahvusteadvust hakati sepitsema ja just nimelt kultuurilisel põhjal. Vähemalt Eesti mastaabis või Eesti, ütleme, niisuguse tänavakultuuri või üldse kultuurijoonise peal on see küll üliõpilane ja üliõpilasseltslane või korporant oma isikupärase välimusega on midagi väga tartulikku, mida ma mujal küll ei ole näinud. Tallinnas on ka ülikool, nad nüüd ütlevad, ma arvan, et Tartusse nad ikka sobivad paremini siia rohkete puude ja kujude vahele. Kuidagi õigem. Eesti üliõpilasseltsi ajalugu vaadates, siis alguse sai ta tõesti 1870, see on aasta peale esimest laulupidu ja tema roll tõenäoliselt
oli ka selgelt suur emakeelse ülikooli tekkel aastal 1919. Võtame kas või selle, et EÜS ju läks in corpore vabadussõtta, mis tõi meile üldse ja lõi võimaluse, et meil emakeelne ülikool tekiks. Ühest majast Tartu linnas Tõnissoni tänaval paiskub aeg-ajalt välja isevärkimehi, keda linnarahvas siis tasuta imetleda saab. Teklid, värvilindid, rapiirid ja siiski midagi veel. Midagi seesugust, mis pildile ei jää. Niisugused nad on, need hurdakutsikad. Silmad teete lahti. Kui siit pilvepiirilt alla vaatan, üle õitsva Eestimaa, rõõmulaulu siis ma ilma saan.